Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Autotundi toetab Alexela. Alexela kodukaardiga kütus kuni -5 senti liitrilt. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere kuulajad, Autotund on eetris. Esimest korda mina, Tarmo Tähepõld, osalen eemalt. Pean väikest puhkust, aga saadet tahan ikka teha. Stuudios istub Martin Mets Geenius autoportaalist ja räägime uudiseid ja räägime autodest. Uudistest räägime jälle WRC-st. Ja räägime sellest, et Eesti sai nüüd endale kõige suurema elektriautode laadimisala, mida see riik siin kunagi on üldse näinud. Ja Volvod saavad kõvasti hakata varsti teeninduses käima. Ja viimasel ajal on väga palju silma paistnud halvas mõttes jälle juhid, kes on päris kiiresti sõitnud, et küsimus on, et kas nad on tegelikult kogu aeg olemas olnud või on nad kuidagi lihtsalt järsku väga palju kaamera silma ette jäänud. Siis nendele, kes igatsevad vana Land Rover Defenderit, nendele on üks hea uudis. Ja hea uudis on vist ka Eesti automüüjatele see, et vaikselt see müük ikkagi liigub ninaga üles poole. Ja saate teises pooles räägime kahest autost põgusalt. Alfa Giulia uuenes ja Kia X-Ceed tuli pistikübriidina. Nii, aga meie iganädalane, et mis siis automaailmas ka isiklikus plaanis toimub, siis ilmselt ma hakkan rääkima seda iga suvi, kuniks seda keegi lõpuks ära ei muuda, on see puhkusel auto rentimise valu. See on täiesti kohutav. Miks see valu on, et sina oled praegult seal Vahemere ääres ja mina käisin eelmine aasta seal, väga valutu oli. Ta lõpuks ongi valutu, aga see pinge, mis sul kogu aeg sees on, no lihtne, eks ju. Kui sa ostad lennukipileteid, näiteks Air Balticust, siis seal on terve selle protsessi vältel üritatakse sulle midagi kogu aeg peale müüa. Telli toit, siis maksa natuke juurde, saad iste kohta. Aga sa oled juba harjunud sellega, et sa paned silmad kinni ja klõpsid next. Just. Aga lennuki pileti puhul ongi see, et seal, kui sa kuupäevad paned õigesti, siis kõik muu võidki ei panna, saad odavamalt ja sul nagu selles reisi mõttes ei juhtu sinuga mitte midagi. Aga autorendiga on see, et kui sa hakkad seda võtma, seal on ka need agregaatorid, mis on erinevad firmad kokku võtnud, jube hea pakkumine. Mul oli siin 18 päevaks pakuti autot kokku 120 €. Siuke Peugeot 208 või similar, no, lõpuks sain Fiat Tipo. Siuke tavaline sedan. Ja siis on see hetk, sa oled ju ära hirmutatud sellest, et sa pead võtma kõik need kindlustused sellepärast, et muidu sa oled omadega pärast võlavanglas. Ja võt see on see koht, et ma täpselt ei saa aru, mida nad siis mulle peale müüvad, mille vastu ma siis olen kaitstud. Ikkagi nad võtavad sult krediitkaardi pealt selle peaaegu 900 € deposiiti ja siis on ikkagi, et palju ma siis, ühesõnaga siin Vahemere maades, eks see liiklus on nagu on, et kui keegi näiteks mul stange ära mõlgib, palju ma siis maksma pean, kui ma võtan selle full kindlustuse, kas ma siis ei pea midagi maksma või siis ma pean maksma see 900 deposiiti ja ülejäänud, ma ei tea, see 3000 või mis iganes kulu on, et ühesõnaga ma ei saa rahulikult olla enne, kui ma jõuan Eestisse tagasi ja ma olen oma deposiidi tagasi saanud, et siin on nagu kogu aeg on selline õhus on mingi asi. Oota, aga sa tellisid selle auto Oigu põhjalikult ma oma selle auto üles filmisin enne ära minekut. Oota, aga kas sa selle auto, sa võtsid siis selle mingi rendiagregaatori kaudu kohe kuskilt lennujaamas, et mul on see auto nüüd siin olemas ja lähme? Jaa, lennujaamast see agregaator lõpuks juhib sind ikkagi sinna samas, et Centauro oli vist minul nagu ettevõte, et ma nagu lepingu ja kõik sõlmisin või selle broneeringu tegin ikkagi Centaurost, et lihtsalt see kõik võiks olla palju lihtsam, näiteks nagu on CityBee autodega, et mul ei müüda seal midagi peale, ega ma ei tea, mis seal CityBee tingimustes on, et kui keegi pärast sellel autol on kriim peal, et siis vist selle kasko pean maksma, eks ju, oma vastutuse 200 vist oli 190, aga et see asi võiks olla lihtsalt nii palju lihtsam, aga ma saan aru, et ärimudelina see vist ei ole keegi seda veel käima saanud. Kuule, mina käisin eelmasta samamoodi seal Vahemere ääres ja mina tegin ikka asja väga lihtsaks enda jaoks, et ma enne vaatasin ka neid keerulisi lehekülgi, kus müüakse 10 erinevat lisakindlustust, igaüks nimetab neid asju eri moodi. Just, see on ka, et igaüks nimetab eri moodi. Aga mina tegin tead kuidas, ma lõpuks ei valinud sealt autot, vaid ma läksin mingisse suvalisse
mul hotellile kõige lähemal olevasse autorendi putkasse, näitasid oma hinnakirja ette, ahah, selge, ma võtan selle ja siis neil oli see pakkumine, et deposiiti ei pidanud jätma ja ainus asi, mis mis ma võtsin mingi lisakindlustuse, et ükskõik, mis juhtub, siis 500 eurot on maksimum, mis ma maksma pean. Ja maksin seal mingi 180 eurot selle 5 päeva eest auto ära ja teadsin, et ükskõik, mis juhtub, 500 eurot. No võt, nii lihtne see peakski olema, võib-olla ma olin lihtsalt siuke ettevaatlik, tahtsin, et mul oleks kohe ikkagi auto olemas, kuigi seda hirmu ei ole hetkel siin turismiga, et kõik autod on juhuslikult välja laenutatud. Ja eks see hind, 120 eurot 18 päeva eest ikkagi paneb ju silma särama. Muidugi ma võtsin selle täiskindlustuse peale ja maksin 260, aga mis päeva lõpuks on ikkagi võrdlemisi odav. Aga ma ütlen, ma natukene kardan, et mis must pärast saab. Võt, aga... Nii, ma loodetavasti oli midagi kasu nüüd nendele teiste eestlastele, kes lähevad sinna kuskile lõuna poole sel suvel või siis sügise poole. Ja kui keegi teab kuskil siin Euroopa piires, kas on mõni startup või mingi äge lahendus autorendi jaoks juba tehtud, mis ei oleks selline nagu viimased 20 aastat, siis andke meile teada. Ma arvan, et see on sektor, mis väga ei taha tegelikult uueneda, eriti seal lõuna pool. Ma millegipärast kardan, et isegi kui need asjad on olemas, siis need ei lähe väga hästi seal lendu. Ja ka sellega jõuame selle nädala tähelepaneku juurde, et Terminal Oil see nädal meil ühes Geeniuse intervjuus andis teada, et nad selle aasta jooksul teevad suure tankla Tallinnasse, Peterburi teele, ning langetavad sellega Tallinna kütuse hinnad Lõuna-Eesti tasemele. Et seal on pidevalt ju, vaata Lõuna-Eesti, siin on 2 eri maailma, ma olen sellest rääkinud, et seal on 5 senti vähemalt kütused odavamad. Ja minu pakkumine on see, et kui nad teevad selle tankla siia Tallinna ja seal on ka odavamad hinnad, siis tegelikult sellest ikkagi Tallinna üldine kütusehindade tase ei lange. Ja mis see Lõuna-Eesti tase siis on? 5 senti madalam? No 5 senti või midagi sellist, ta on ju pidevalt madalam, jah. Eks seal on see diisel on ka 0,8 alanud seal ka praegu. Aga sa ei arva, et hakkab see nii-öelda nimetamiste jutumärkides hinnasõjaks, et millest me oleme siin saatesse rääkinud, et üks langetab 5 senti nädalavahetuseks. Jaa, aga kui sul on üks tankla Tallinnas. Jaa, aga Tallinnas on tegelikult odavamaid tanklaid ka ju ikkagi läbi aegade olnud, on kas või need Krooningu tanklad ja nende hinnad on olnud ka odavamad ja see ei ole mõjutanud seda, mis on üldiselt. See on see, et see Kroonik ja need väiksed, neil ei ole ilmselt seda jõudu, et pääseda pildile sellega, et nemad on nüüd odavamad või nemad nüüd langetsid, et see peab ikka mingi suur kett olema, keda kuidagi nagu usaldatakse rohkem ja viitsitakse minna sõitma. Ei, asi on ikkagi selles katvuses. Sul peab olema piisavalt suur katvuse ja üks tankla siin, teine ühes Tallinna nurgas, teine tankla teises Tallinna nurgas, ma arvan, et see ei ole piisav. No selge, millal nad avavad? Oli seal öeldud? Ei on täpselt öeldud, aga lubati, et selle aasta jooksul. No loodame, eks see oleneb siis autojuhtidest ka, et kui Terminal seda tõesti teeb ja me kõik seal sabas seisame, siis äkki teised tulevad järgi. Loodetavasti ta teeb. Natuke huvitav oli ka see, et mis nad rääkisid sellest enda hinnastamispoliitikast, et miks neil on odavam, on sellepärast sisuliselt, et nad ei tahagi kasumit teenida, mis kõlab natukene kummaliselt ja ma päris nagu lõpuni seda juttu nagu ära ei osta. Et nad ei taha kütuselt kasumit teenida, ma eeldan, et siis tahavad rohkem võileiva pealt või Tartus on küll Terminali tanklad sellised suured kogunemiskohad, et võib-olla ongi, tahaks restorani teha hoopis. Aga teeme siia väikse pausi ja tuleme siis tagasi uudistega. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Nii, autotund on tagasi. Kas Eestis on vahepeal toimunud ju pöördelised sündmused ja see, millest me eelmine saade rääkisime, saigi tõeks, et Eestisse tuleb ralli maailmameistrivõistluste ametlik etapp septembri alguses. 4.–6. september Lõuna-Eestis. Et see on, ma ei tea, see on ralli mõttes ja üldse Eestis mootorispordi ja miks ka üldse kogu Eesti spordi mõttes ikka päris suur asi, nagu 3 kuuga otsustatakse, et kas keegi tahab seda, ma ei tea, jalka EM-i mingit mängu
endale, okei, te Eestis või? No võtke siis, kuigi teine mõnes tavaolukorras ju need asjad võtavad aastaid aega. Aga millest me ei ole Brett aru saanud, on see tegelikult, et kõik Lõuna-Eesti majutuskohad on nüüd selleks ajaks muidugi broneeritud ja kinni pandud, et võib-olla telkima kuskil veel pääseb. Aga kuidas tegelikult inimesed sinna raja äärde pääsevad, see on minu jaoks natukene segane olnud, et mis reeglid, mis hajutatus, mis hulgal inimesi sinna lastakse, see on natuke segane. Et siin on juba räägitud sellest, et oi, see on nii tore asi, kus seda koroonakriisi uut lainet on ju siin hoogu sisse saada ja see on uus siis Saaremaa legendaarne võrkpallimatš on ju. Aga tegelikult, et mis need reeglid ja võimalused inimestel on, sellest ma tegelikult ei olegi aru saanud. No nii palju, kui mina olen rallit põhiliselt telekast vaadanud, siis kõige suurem, ma arvan, mure või siis kitsaskoht saab olema just näiteks Tartu linn, kus on see rallikeskus, kus siis toimub avamine, lõpetamine, viimased finišid, et see, mis toimub metsa vahel, et seal on see hajutatust ikka väga lihtne teha, esiteks on see vabas õhus, seal on nagu naljalt ikkagi sadu või tuhandeid inimesi üksteise kõrval, nagu selles mõttes puntras ei seisa. Nad seisavad ilusti reas, sest et keegi ei taha ju kellegi taga olla, aga just, et probleem mina näen Tartu linnas. Et nad nüüd harjutavad selleks, et autovabad see puiesteed, aga kuidas see rahvas nagu linnas saada rahulikuks ja hajutatuks, see on küll küsimus. Ja Tartus toimub siis selline totaalne muutumine, et autovaba pannakse autovaba puiestee pannakse juulis juba kinni või oli see 9 kuuks või oli 8? 9 kuuks ja augusti alguses, augusti esimestel päevadel. Ja siis pannakse see seal korralikult käima jälle mootorite mürinal. Väga hea. Tartu on väga mitmekülgne linn, aga tore uudis ja ma saan aru, et isegi lugesin ühte pealkirja, et juhul kui igasugused teised ja kolmandad lained tulevad, siis see ralli peetakse kas või ilma publikuta ära. Ei, see on väga äge kas või selles mõttes, et ma kujutan ette, et kogu see videopilt, mis tegelikult sellest asjast võib tulla, on sellisel tasemel, kuidas Eestis ei ole kunagi ühtegi rallit, ma arvan, üles võetud. Ma loodan väga. Just, et äge värk. Ma loodan, et saame ka kohale minna. Nii, siis salaja tehti seal, mitte salaja tegelikult väga suure hurraaga, avati Tallinnas lõpuks, hämmastav kaua on see aega võtnud, üks selline elektriautode laadimisala, kus ei olegi 1 või 2 pistikut, mille järel siis kõik meie tuhanded elektriautod peavad ootama, vaid laadimisala, kus on 16 laadimiskohta. Kus kohas see tehti? See on siis Viru keskuse parkimismajas, see on nüüd avatud ja sinna võib igaüks nüüd oma elektriautoga minna selle lootusega ka, et saab kuskil ikka juhtme järele panna. Kui ma loen siit, siis on muidugi see, et seal on ainult 2 kiirlaadijat, mis see nüüd siis tähendab, et kas sellist ülejäänud on sellist, et kas nende rendiautode jaoks, seda ei ole seal kohal käinud, eks ju? Ei ole. Et öeldud on, et väiksema elektriauto täislaadimine maksab 5–7 eurot ja sellega saab läbida umbes 250 kilomeetrit. Tesla aku täislaadimine läheb maksma umbes 10–12 eurot ja läbida saab 500 kilomeetrit. Kus sinu sõiduauto, kui nüüd võtaks tavaline bensiiniauto tankida, ta saab natuke rohkem ilmselt sõita, aga mitte küll 10–12 euro eest. No igal juhul teistmoodi on vähemalt tore, et on sellised, võib-olla mingi koht on vähemalt nüüd Eestis, kus enam ei pea vaatama neid pilte, kus kurvad inimesed seisavad ja sest teine auto on ees ja 3. auto on ees ja ei pääse neid laadima, et võib-olla sellised, ilmselt me näeme selliseid suuremaid laadimisalasid siin lähiajal veel väga palju, kindlasti ka teiste suuremate kaubanduskeskuste juures. Aga Volvodest pidime rääkima. Volvod, Eestis neid tagasikutsumisi nagu on olnud. Et tagasikutsumine tähendab siis seda, et autotootja avastab, et tootmisahelas on olnud kas mingi viga või mõni detail ei tööta päris nii nagu peaks. Kutsutakse kõik esindusse ja parandatakse ära. Loomulikult tootja kulul. Ja nüüd selgus, et Volvol on turvavöö kinnitus võib aja jooksul välja venida, ühesõnaga väheneb turvalisus, mis Volvo puhul on ju loomulikult põhimõtteliselt argument number 1, siis toimub üle maailma tohut suur tagasikutsumine ja infoauto ütles, kes siis Eestis Volvosid ametlikult esindab, ainuüksi neilt ostetud autosid, mis selle alla kuuluvad, on 4100.
Mul tekkis tegelikult hoopis teistsugune küsimus seda asja lugedes, et see puudutab siis Volvosid, mis on toodetud aastatel 2007 kuni 2020 ja seal all on siis kõik need S60, S80, X60, X70, V70, vist ei jäänud midagi ütlemata, aga mu mõte nagu selle juures on see, et seal 4000 autot on ja kutsutakse tagasi. Aga kas siis Volvo on kasutanud 13 aasta jooksul täpselt ühte ja sama turvavöö kinnituse detaili või tehnoloogiat? 13 aastat. See on huvitav jah, ja kui palju neid autosid siis võib tegelikult ju olla, sest et ükskõik kus ta selle auto oled ostnud, kas esindusest või toonud välismaalt, siis see on ikka kohutav kogus autosid, mis nüüd kunagi sügisel hakatakse neid vastu võtma, kõik kes on Volvost ostnud, saavad selle kohta teate, need detailid on tulemas, ilmselt hakkab see vahetamine pihta novembris, aga kuidas see kõik ära hallatakse ja tõesti, et no ilmselt nüüd nad siis avastasid jah, et piisavalt vanaks, võib-olla tulebki sellest välja, et autod on piisavalt vanaks ja siis on hakanud selguma. Samas, kui see käib ka 2020 mudeliaasta kohta, et siin on võib-olla see etteruttavalt tehtud, on ju, et ühel hetkel jäävad need ka vanaks, on ju. Ma arvan, et mõne aasta vanadel autodel see viga ei olegi veel avaldunud, aga jah, et süsteem on sama ja siis tuleb neid hakata välja vahetama. Aga siin on väga huvitav see, et tegelikult, mida ma tavaliselt selliste asjade juures tähele ei pane, on see, et jah, et Volvo kutsub tagasi kõik inimesed, kes on meilt ostnud, on ju, et nendele saadame teate ja nii edasi, täitsa normaalne tööprotsess, on ju. Aga et ma tunnen, et Volvo siin läheb ühe sammu kaugemale, et nad on teada andnud, et koostöös Maanteeametiga nad tahavad siis jõuda ka kõikide nende teiste autode omanikeni, kes ei ole läbi nende müüdud, vaid kes ongi näiteks Rootsist toonud selle masina, on ju. Et see on nagu väga huvitav, et nad lähevad, ma ei teagi, kas tegelikult Maanteeametil ongi mingit õigust neid asju edasi anda, aga võib-olla Maanteeamet saab on ju ise nendele inimestele teate saata. Aga just, et meie riigi kaudu võiks ju küll. Aga see on väga huvitav, on ju, et Volvo tahab seda vaeva näha, on ju, mis jätab tegelikult väga, väga positiivse mulje tegelikult, et nad võiks sama hästi öelda, et ükskõik kas Eesti või siis on ju pigem nagu kontserni tasemel, et oi, see ei ole tegelikult meie asi, et ma ei tea. Tead, ma mõtlen, kontserni tasemel ma ei oska öelda, aga ma ei tea, kuidas toimib selline kohapealne esindus ja maaletooja, et kui tuleb tagasi kutsumine, mille tegelikult ju maksab kinni tehas, et see on mul täiesti spekulatsioon, vabandust infoauto, kui see ei ole nii, aga et äkki esindusel on võimalik ikkagi saada selles mõttes, kas nüüd just raha teenida, aga et ta töötajad või tal on kogu aeg töötunnid täis, et need töötunnid, mis ei ole kliendi poolt tellitud mingit tööd, aga ta saab vähemalt teha selle nagu esitada arve pärast, et mul oli, ma ei tea, 10 meest 2 kuud vahetasid neid turvaveotsi ja nemad saavad sealt oma nagu nii-öelda kulud kaetud. Ja. Et võib-olla see on võimalik. Aga teeme siia pausi ja oleme kohe varsti tagasi. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Nii, Autotund tagasi. Räägime siis kiirelt veel mõnest uudisest, mida algus lubasime, et kihutamine on viimasel ajal Eestis moes või tegelikult on ta ilmselt alati olnud, aga kuidagi on viimasel ajal, kas on politseitehnoloogia paranenud või on paranenud ikkagi see vana hea internet, et me saame, politsei ise jagab hästi palju selliseid videosid ja asju välja ja viimane kangelane oli üks roheliste lehtedega algaja juht, kes sõitis 185 kilomeetrit tunnis. Ta tegi seda küll 4-realisel teel, kui ma nüüd videost vaatan. Jah, Narva maanteel. Just, ja ise ta väitis, et keegi istus ta lõudselt saba ja ta tahas seest ära sõita, et oleks ohutum, aga ta vaesekene ei arvestanud, et politsei mitte lihtsalt ei võta kiirust, vaid neil on kaamera, mis seda teeb. Ja kui seda videot vaadata, siis seal oli ikkagi väga raske on sellel tüübil ka peale seda video nägemist selgitada, et kuidas see ikkagi kõik oli, sest seal käib ikka korralik sõelumine ja väga, väga ohtlik liiklemine. Et see ei ole tühjal teel oma auto korraks proovimine, vaid... Ja see on nagu see, et kui julged teha, siis julge ka lihtsalt ikkagi tunnistada. Aga siin tegelikult oli üks väga huvitav asi veel, kui... seal, see oli vist Jõhvis, peeti kinni üks mootorrattur,
kelle puhul kasutati seda sama võtet, et natukene müksati seda mootorratturit ja üllataval kombel võrreldes selle paari aasta tagumise juhtumiga, mis meil siin Tallinnas oli, kus ühel ringil samamoodi üks mootorrattur eest ära sõitis ja teda natuke müksati, millest tuli päris suur skandaal, on ju, et kas politsei võib seda teha, et seada niiviisi, jah, küll kiiruseületajast, aga samas vähekaitstud mootorratturi niiviisi ohtu, et sellest tekkis suur skandaal, et seekord see läks nagu väga vaikselt, kuna sellepärast, et vist see mootorrattur ei saanud ka erilisi vigastusi, et läks väga õnnelikult. Aga kas sulle ka tundub, et mina elan ju ainult põhimõtteliselt oma auto- ja liiklusuudiste mullis, sina pead natuke laiemalt vaatama siin kõiki geeniuse ja asju. Kas sulle ka tundub, et viimasel ajal kas kihutatakse palju või lihtsalt seda infot on nii palju meedias? Mul on tunne, et siin oma osa on tegelikult politseil, kes kõiki neid liiklusvideoid, kui sa vaatad kas või mis õhtul teleuudistesse jõuavad, et kuskil on tehtud selline otsus, et neid kõiki videoid palju ka kergekäelisemalt nii meediale jagada, kui väga mitmed jõuavad lihtsalt, politsei paneb seal need ise sotsiaalmeediasse, kus need jõuavad ka meediasse, et politsei on kuskil ise võtnud vastu otsuse, et me lihtsalt jagame neid avalikumalt ja agaramalt ja ilmselt seal taga on mingi kaalutlus, et see kõik peaks kuidagi liiklusele ikkagi positiivselt mõjuma. Ja ma pean tunnistama, minule küll mõjub, mulle tekib tunne, et põhimõtteliselt igal pool on keegi kaameraga minu käitumist. Ma arvan, et see ongi see üks asi, et mida rohkem sa neid videosid jagad, seda rohkem, isegi kui see pooled nendest videodest teeb üks patrull ühe kaameraga, siis tekib tunne, et need kaamerad, jälgitavus, politsei nähtavus on tegelikult võib-olla suurem isegi, kui see tegelikult on, eriti kui selliseid markantseid juhtumeid välja tuua, et ma isegi ei imesta, et politsei lihtsalt ei pane üles selliseid, kus 110 alas keegi on sõitnud 120-ga ja lihtsalt ongi selline lakooniline tekst, et näed, järjekordne tavaline kiiruseületaja, et just ma vist annan politseile häid ideid, et tuua näite, et näed, et me tegeleme ka nendega, me filmime ka neid, on ju, et nad toovad hästi palju neid ekstreemseid näiteid, nagu see 185-ga autode vahel sõeluv tüüp oli, aga selliseid tavalisi, ma arvan, et see on veel neil üks võimalus, mida kasutada. Nii, aga veel autouudist, kui nüüd juba on muuseas Eestisse jõudnud uus Land Rover Defender, kes tahab minge vaatama, meie teeme omad sõidud ilmselt augustis, siis kui tuleb pressidemo auto, aga need, kes ikkagi ihalevad vana Defenderit ja ei ole selle uue tehnoloogia ja kõige nõus. Enne nüüd ütle, et mis seal siis uues on, millega nagu need vanad fännid nõus ei ole? Kas jälle on liiga palju tehnoloogiat või milles on asi? Seda nagu nii ja vanad fännid ei ole tavaliselt eriti millegiga nõus, aga põhimõtteliselt jah, et juba see, et seal autos on hästi palju puutetundlikke ekraane ja elektroonikat, kuigi tegelikult on see auto saanud välismeedias juba väga palju kiita, ma rohkem ei oska praegult või isegi ei taha öelda, aga nüüd on üks automark, õigemini näidati pilte, mille nimi on Ineos Grenadier, mis muidu võiks olla üks järjekordne selline väike tootja, kes lihtsalt hakkab klopsima vana Defenderi sarnast maasturit, aga tegelikult on seal taga märksa suurem plaan. Suurus tuleb välja juba sellest, et selle auto nii-öelda loomise taga peaks olema Inglismaa kõige rikkam eraisik, kes kannab loomulikult Surrey tiitlit ehk siis aadlik või see rüütli, Sir Jim Ratcliffe, kellele kuulub üks hästi suur naftakeemia tööstus ja tema tegelikult aastal 2016, kui anti teada, et vana Defender läheb müügist maha, tahtis ära osta Jaguar Land Roveri grupilt neid seadmeid, et väikses vormis Defenderi tootmist jätkata ja tal ei müüdud seda loomulikult, ilmselt sest see on ajalooline ja mis iganes brändi väärtus. Aga mis siis Jim Ratcliffe tegi, et otsustas hakata ise tootma. Pani kokku väga tugeva tiimi, teeb koostööd ka Magna Steyriga Austriast, mis on üks, ütleme siis, autotootmisettevõte, kust paljud autofirmad saavad oma tehnoloogiaid ja on valmis teinud nüüd esimese versiooni põhimõtteliselt sama võimekast ja sama nagu suunitlusega autost nagu eelmine Defender. See näeb välja sarnane,
aga ei ole loomulikult üritatud kopeerida, et tema eesmärk ei olnud niivõrd teha vana Defenderit, kuivõrd lihtsalt väga head ja maastikule suunatud sõidukit. Aga samas nad ju turundavad seda kui vana head Defenderit. No see on lihtsalt, sulle antakse selline turundusvõimalus kättest, ega kuigi ta on küll Inglismaa rikkam inimene, ega ma arvan, et ta ei taha selle nagu äriga päris kahjumisse ka minna. Arvatakse, et selleks, et see äri oleks kasumlik, peaks neid tootma aastas umbes 25 000 ja selle hind hakkab olema kuskil 50 000 euro juures. Ja muus osas, kes teab, Defenderit traamile ehitatud täiesti selline ülivõimas asi maastiku mõttes. Aga näis, et nüüd seda näidati küll esimest korda, aga müüki jõuab ta küll alles umbes 18 kuu pärast. Nojah, et see on jälle selline tore unistuste müümine, mida siin aeg-ajalt sellised inimesed teevad. Ei, võt sellesse mul on usku, sellepärast, et esiteks on seal taga väga palju raha ja teiseks on sellega juba väga kaugele jõutud, see tiim, mis kokku on pandud, need koostööd, see kõik põhimõtteliselt ehitatakse tehast, et see ei ole selline... Ehitatakse tehast, nii et neil läheb ikka 18 kuud on väga optimistlik, pluss mis see autode kogus seal olema hakkab, nii et ma olen skeptiline. No selge. Nii, ja saabusid ka värsked Eesti automüügi tulemused ja väike tõus on jälle toimunud. Kui me võtame eelmise aasta juuni ja selle aasta juuni, siis müük on ikkagi veerandi võrra väiksem, aga ta on ikkagi tõusnud kordades võrreldes aprilli ja maiga. Jah, et juunis müüdi 1600 uut sõidukit, mis on... Sõiduautot, just nimelt, eraldi on veel tarbesõidukid. Ja kokku on see aasta müüdud 9100 autot, mis on kokkuvõttes ikkagi veel 34,5% vähem võrreldes eelmise aastaga. Aga Amteli tegevjuht Arno Sillad kommenteeris, et hetkel muuseas, kusjuures mina arvan, et see on vastupidi, aga hetkel veab müüki hoopis eraisik. Ja ettevõtted on oma parkide laiendamist ja uuendamist osas tagasihoidlikud, mis on iseenesest loogiline. See on vastupidi just väga loogiline, et ettevõtted võtavad väga rahulikult, nad vaatavad, et ei tea, mis siin sügisel saab ja pigem, kui täna ei pea ostma uusi autosid või endal seda fliiti laiendama, siis me seda ei tee. Aga eraisikutel, kellel ju on raha, siis nende jaoks on ju praegu väga, väga head hinnad, et selles mõttes, et uute autode hinnad on ju ikkagi kukkunud ju märkimisväärselt, need eridiilid kõik, mida siin pakutakse ja mis oleks võib-olla minu meelest oleks veel huvitavam oleks see, et mis see keskmise uue auto hind on, et kui palju see on langenud, et kindlasti see on langenud ja ma saan väga hästi aru, miks need eraisikud praegu ostavad uusi autosid. Sest võib-olla siin on selle kümnendi parim hetk seda uut autot osta. Jah, et minu loogika lihtsalt seisnud selles, et need ettevõtete fliitid vahetatakse kuidagi, lihtsalt see ring on käimas, et sul saab see mingi liisingu või garantiiperioodid läbi, et siis sul ongi juba uued autod tulemas. Et see ei ole nagu, ei seisnud niivõrd mingis otsuses, vaid lihtsalt elu käib nii, aga tundub, et siis seal on ikka paindlikkus on sees. Aga kas see müügiedetabel oli sama või on seal midagi üllatavat ka? Müügitabelis on tõepoolest üks üllatus, kui viimast ajad on 3. kohal olnud kogu aeg Renault, esimese teine koht on loomulikult Škoda ja Toyota käes, Toyota esimene, Škoda teine, siis seekord on 150 autoga murdnud top 3 Kia. Päris tugev tulemus, muidugi teistest veel seal Škodast 100 autoga maas, Toyotast peaaegu poole võrra, ehk Toyota on peaaegu 300 autot müünud, aga Kia on... Aga mis mudel see Kial nii hästi kaubaks läheb või tuleb see nagu laiem? Ma arvan, et seal on ka head pakkumised, kindlasti müüakse palju seda Linnamaastur Sportageit ja siis Ceed, Kia Ceed on ju 4 erinevat versiooni ja ma eeldan, et nad kõik lähevad sinna tabelis kirja ka Ceedina või siis X-Ceedina. Aga teeme siia pausi ja siis olemegi tagasi mugavalt Kia juures ja räägime proovisõidust. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Nii, Autotund tagasi oma viimase veerandiga ja
eelmise saate osa lõpetasime müügitulemustega, kus näitas häid tulemusi Kia ja siis jätkame Kia proovisõiduga, milleks oli Kia Exceed Pistik hübriid, mis hiljuti Eestisse jõudis. Sain täitsa esimesena jaole, nii et ma sõitsin autoga, mis oli läbinud selleks hetkeks täpselt 6 kilomeetrit. Ütleme, uue auto lõhn oli väga tugevalt sees. Kia Exceed, kes nüüd ei tea, on väike linnamaastur. Tegelikult, maastur selles mõttes, et tal on teatud põhjakõrgus, siis see, et selles mõttes sa istud autosse natuke teistmoodi. Nelikvedu ei ole, aga ilus selline natuke kupeelik, natuke sportlik. Kasutaksin sõna elustiili auto. Mis see elustiil see selline on? Räägi kohe. Urbanistlik, noor inimene, kes teab, mida ta elult tahab. Kahest esimesest ma sain päris hästi aru, aga kolmandast mitte. See on selline auto, mis on kas inimesel, kes elab veel üksi või kahekesi, või siis pere teine auto, sellepärast et nagu päris ainukeseks, kui sul on lapsevankrid, koer, ta ei sobi, sest pagasiosa on ikkagi võrdlemisi väike, ta on natuke nagu Kia Ceed luukpära, aga tõstetud versioon. Ilus, väga ilus auto, seest väga hubane, kui seda õigesti valida seda versiooni, et sul on ikkagi armatuur laual on kerevärvi, detailid. Ilus suur ekraan on seal keskel. Täisvarustuses on loomulikult kõik asjad olemas, mis muidugi... Ma vaatasin muidu, et hinnad hakkavad muidu 20 000 Exceedil ja siis lähevad sinna 30 peale ilusti välja. Ja, et see ongi, et selles mõttes ta on elustiili auto, et sa praktilisust palju juurde ei saa. Aga kui sa võtad hea varustusega tippversiooni, siis ta ikkagi kipub sinna 30 000 juurde. Kõige võimsama mootoriga veel lausa 32 000. No siis on ka muidugi kõik lisavarustus sees, aga kui me räägime tavalisest Kia Exceedist, siis minu soovitus isegi on see kõige võimsam 1,6 liitrit turbomootor 200 hobujõudu. Seda isegi pole mõtet. Seal on üks 1,4 liitrine 140 hobujõudu, see on täiesti piisav. Selles mõttes see 200 hobujõuline ei too teile hoovi sportlikku, nagu väga sportlikku linnamaasturit, et täiesti mõistlik on see 140 hobujõuline. Aga kui see Kia Exceed tuli välja juba eelmisel aastal, siis nüüd on pistik hübriid. Lihtne, 58 kilomeetrit ametlikult elektri peal sõiduulatust ja see täiesti pädeb. Aga mis selle hind on siis? No võt, ja nüüd me jõuamegi selleni, et selle hind on 40 000 eurot. See ongi kohe tippvarustuses auto hind. Seal on kõik asjad peal, mida sa ühest sellise klassi autost tahta saad, ehk siis adaptiivne püsikiirushoidja, minu lemmik, eks ju, see peab olema ja kõik muud vidinad sinna takka otsa. Lisaks siis kannad kaasas paarsada kilo akusid ja vajadusel sõidad 58 kilomeetrit, ehk siis jätkame ikkagi, et elustiili auto. Ma küsiks uuesti, et mis elustiil see selline ikkagi täpsemalt on, mul jäi natukene ikkagi segaseks. Stiilne. Aga ütleme, et sa ei taha kulutada auto peale ülemäära, selles mõttes, kui me räägime nüüd. Ja ma jõuangi selleni, et see 40 000 eurot sellise auto eest on liiga palju. Seda on väga raske õigustada sellepärast, et paar tuhat eurot juurde ja sa juba hakkad saama Kia täis elektrilist sõiduautot. Ehk et kui sul on nagu selline soov olla hästi roheline ja öko ja sa tahad tegelikult elektri peal liikuda ja... Nüüd me räägime elustiilist, millest ma aru saan, et jah, et see on elustiil. Just. No see elustiil, mida mina mõtlesin, oli selline, et sa elad linna lähedal oma majas, kus sa siis laed oma pistikhübriidi iga päev. Et selle pistikhübriidiga on jah, see hind on löödud liiga elektriauto lähedale. Ma saan aru, teatud riikides sul see pistikhübriid annab mingeid maksusoodustusi ja selliseid asju ja ettevõttel on seda vaja. Aga eraisikuna on õudselt raske seda hinda õigustada, 40 000. Et me teame, et on ka ju elektriautosid, näiteks ma ei tea, Peugeot 208, Peugeot 2008, mida sa saad selle raha eest juba täiselektrilisena. Natukene kummalisse kohta on selle Exceedi pistikhübriidi hind kukkunud. Sõidab hästi, ilus auto, rikkalikult varustatud, aga mina ei suuda seda 40 000 õigustada. Võt nii ongi. Aga selles mõttes mõtlengi, et selliseid normaalseid elektriautosid saab ju 30 000 peal ju ilusti, et ja ma näen rohkem seda elustiili, ma näen rohkem seal ja ega need ju väga palju vähem ei mahuta ka
ja see, et sul natukene kõrgemal istud, 10 sentimeetrit kõrgemal istud, et kas see nüüd annab nagu midagi juurde, et ma ei tea, mäletan, mis siin oli see Peugeot 308 oli vist, on ju? Ei, 2008 on 2008. Peugeot 2008, mis on samasugune, samas mõõdus linnamaastur, on täiselektrilisena põhimõtteliselt sama hinnaga, nii et nii ta on. Ma arvan, et seda X-id pistikhübriidi hakati arendama või siis tootma natukene selles mõttes liiga ammu või mõtlema, et vahepeal tuli see elektriinvasioon vist peale. Kas ma nüüd saan nagu õigesti aru, et sa ütleksid, et pigem nagu ei? Jaa, ma oma arust olen seda väga selgelt nagu välja öelnud, et seda hinda on väga raske minul õigustada. Kui me räägime autost, siis on ta muidugi hea auto, aga võtke siis ma soovitan ikkagi võtta tavaline bensukas. Kia X-id hoiate peaaegu 10 000 eurot kokku ja ma ei tea, mis te selle eest siis teete. Annetage kuskile looduskaitsesse see. Ja teine auto, millega jälle mina sõitsin, peaks Martinile ka ikkagi mõnikord midagi andmast, mina teda pinnida. Alfa Romeo Giulia, mis on nüüd, ei ole uus auto, aga ta uuenes temas põhiliselt tehnoloogia osa, ehk siis kogu see meediasüsteem, mis oli algusest peale juba välja tulles Alfal kõige nõrgem koht. Põhjuseks jälle võis ilmselt olla see, et seda uut Alfa Romeo Giuliat arendati lihtsalt nii pikalt, teda kogu aeg lükati edasi, et kui ülejäänud auto põhimõtteliselt ei vanane nii kiiresti, siis kui Giulia välja tuli, siis oli ta juba nagu natukene vananenud selle meediasüsteemiga. Väike... Ja, et kui juba 13 aastat seda turvavöö kinnitust kannatab hoida, siis ma kujutan ette, et neid asju, mida kannatab hoida tükk aega auto juures, neid on kindlasti jah, et Giulia pole ilmselt hea näide, aga muidu üldiselt. Just, ja see tehnika lihtsalt paistab nii silma, et see on nagu otseselt midagi puudu ei olnud, aga vaata, kui inimene ostab sellise ikkagi premium klassi auto, et ta tõesti ongi nii seikluslik, et ta läheb vaatab BMW 3. seeriat ja siis läheb vaatab Alfa Giuliat ja siis ta näeb, et teda on natuke nagu tõmmatud või et see pole ju päris see, et kus on minu hiiglaslik ekraan ja tohutu graafika. Õnneks uuenenud Giulial on see ekraan suurem ja õnneks muuseas ma ütlen, ei ole seal mindud sellist tohutut kirjut kärts-mürts teed, vaid see disain ja graafik on jäänud samaks. See kõik on lihtsalt natuke suurem, natuke teravam, rohkem valikuid, aga õudselt kihvt on see, et kui sa selle näiteks ekraani välja lülitad sõidu ajal, siis sul ees on selline must, matt pind nagu seda ekraani ei olekski. Ta on erinevalt mitmetest teistest autofirmadest, ta on ilusti armatuurlauda disaini. Et ühesõnaga tehti suur uuendus, mille sa saad tegelikult ära peita. No ikka, see on enamik ekraanide põhiosa, et sa saaksid selle kinni panna, et ta ei segaks sind. Ühesõnaga tehnoloogia osas tehti oluline asi, natuke parandati interiori kvaliteeti, mootorid kõik ei samaks. Kuna me Giuliast siin saates, õigemini kui me eelmine kord Giuliaga sõitsime, siis ei olnud veel autotunni saadet olemas, siis auto ise, ma võin teile öelda, et ma ei oleks alati siin selline tohutu Alfa fanboy, siis nüüd, kui ma sellega sõitsin, tuli mulle meelde, et ta ei ole maailma kõige praktilisem. Vähemalt siis, kui ma avasin selle näiteks pagasiruumi luugi, siis ma sain aru, et see on ikka korralik sportsedaan. See luugi ava on väike ja see pagasiruum on väike, nii et mul ei olnud kõrvale kohe võtta seal näiteks Audi või BMW sedaani, aga mulle tundub, et ma ei pane huupi, kui ma ütlen, et need 2 mainitud sakslast on kindlasti praktilisemad. Aga muus osas muidugi Alfa tõmbab ikka väga palju pilke, eriti kui ta on erksinine ja ikka täiesti linnapildis erinev. Sõidab väga hästi, eriti hästi sõidab siis, kui kasutada launch kontrolli, mis viib selle auto 0-100 umbes 5 sekundiga, 280 hobujõudu. Ja see kõik tuleb sinuni umbes 5-60 000 euro eest. See on nüüd siis see kiirem Veloce mudel. Tegelikult Giulia hinnad algavad natuke alla 40 000, kus sa saad 200 hobujõulise. Nii, ma saan aru, et siin see hind läheb läbi ja tuleb jah. No ikka tuleb jah, selles mõttes, kui teda hakata võrdlema oma konkurentidega, sarnase mootoriga BMW, Audi või Mercedes, siis pigem jääb ta odavamasse otsa, samas ta on hästi suunatudki just sellise pigem sõidu ja sõidurõõmu peale, et seal seda bling-blingi on palju vähem kui nendes eelnevates, mis tegelikult on päris äge. Ja mis äge on see, et tal ei ole, tähendab see ekraan on puutetundlik, aga samamoodi nagu Mercedeses saad sa seda juhtida sellise rattakesega, ehk et su ekraanil ei teki sõrmejälgi, kui sa tublisti käitud.
aga meie saateaeg vist on täis nüüd, näitab mulle siin taimer. Loodame, et see helikvaliteet ei olnud väga hull, järgmise saate me teeme ka veel siit niimoodi mina teen eemalt ja siis olen juba tagasi stuudios, aga tänud kuulamast! Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotundi toetab Alexela. Alexela kodukaardiga kütus kuni -5 senti liitrilt.